tutvustan ma teile Makita otsfreesi. Mudel on DRT 50. Seda siis kasutatakse valdavalt siis puutöös servade pehmendamiseks, mis on väga oluline, sellepärast tisler pehmendab alati servad. Vaatame kõigepealt, millest ta siis koosneb. Aku, masin ise, pöörete reguleerimine, siit saab siis lukusti maha võtta ja siis siit saab tööle panna. Seisma jääb ta emba-pumba nuppu vajutades. Nii, siit saab siis reguleerida seda sügavust ja kui on vaja tera vahetada, esimene asi aku tagant ära ja siis võtame ta niimoodi lahti. Et proovime seda teha siis. Nii. Ja kui tõmbate enda poole need käed kokku, siis läheb kinni, lükkad käed laiali, siis tuleb lahti. Nii on hea meelde jätta, et mina vähemalt olen niimoodi endale meelde jätnud. Ja freese on siis erinevaid vastavalt sellele, kui suurt raadiust sa soovid anda. Et see on mul selline 6-milline, see on 4-milline ja üks, mis ma kõige rohkem kasutan, on 3-milline raadius. Ja kuidas see siis toimib? See toimibki nii, et see kopeerlaager on vastu seda pinda ja siis see lõiketera lõikab selle nii-öelda terava tipu ära. Freesi on veel ka niimoodi, et kui on vaja näiteks kopeerida mingisugust šablooni, siis on, kus on laager siin üleval, tera on all ja siis see jookseb vastu šablooni ja siis see lõikab nii-öelda toote välja. Ja on olemas ka siis sellised profiilfreesid, millega siis saab anda selliseid erineva kujuga siis kauneid servasid. Mina praegu võtan selle 4 raadiuse, sellepärast et sellele laua külge tulevad postid, kuhu ma panin 6 raadiuse, aga siia ma nii suurt ei taha teha, kuna ta ei ole nagu nii massiivne ja 3 tundub jälle natuke vähe. Et hästi oluline on see, et freesil on siin selline nagu kõhtäht, et see tähendab seda, et freesitera peab olema selle kohani nii-öelda siin pesas. Ja kinnikeeramiseks, üks variant on kasutada nii-öelda stopperdamisel ka seda punast nupukest siin ja siis nii-öelda keerata kinni, et siis pole nagu 2 võtit vaja, aga ma olen kuidagi võtmetega nagu harjunud majandama ilmselt sellepärast, et kui ma õppisin, siis koolis oli see süsteem katki ja siis jäi vist kuidagi harjumus sisse. Korralikult freesitera kinnitatud, väga jõuga ei maksa keerata, muidu ei saa teda pärast lahti. Siis saab tagasi panna selle kaitse siia, paneme siit sügavuse paika, nii et tera oleks umbes täpselt tasa selle servaga ja siis paneme kinni. Siis saab panna aku tagasi sisse. Osadel uuematel akudel on indikaatorid, näed, mul on aku tühi. See tähendab, et ma pean ta laadima panema. Vanematel akudel indikaatorit ei ole, ehk selle järgi saad aru, et ta tühi on, kui hakkab freesil jõudlus vähenema. Ja alati ma soovitan teha ka väikese sellise testi, enne kui hakata päris asja freesima, et kas sulle sobib see raadius, kuidas ta jääb ja ühesõnaga, ma siis panen ta nüüd käima. Minule selline raadius täitsa sobib, et selle ma jätan. Või tegelikult ta vist tahaks reguleerimist, siis on see, et keerad lahti ja siis natukene veel ülesse poole. Nii. Ja nüüd proovime nüüd. Nüüd sai küll ilus. Ja freesimise juures on oluline ka see, et selliseid põletusmärke vältida, siis tuleb freesi sujuvalt liigutada ja mitte nagu ühe koha peal teda liiga kaua hoida. Et sellega selles suhtes ei ole hullu, et võtame lippklotsi ja teeme ta korda. Aga lihtsalt, et kuidas seda nagu vältida.
ja siis nende servade freesimisel teinekord juhtub, et ta lööb siit mingi tüki välja, siis mina olen teinud niimoodi, et ma teen kõigepealt niipidi ära nii-öelda pikikiudu ja siis tulen siit natuke ristikiudu. Et kui siit ristikiudu minna, siis ta võib siit selle tükikese muidu välja lüüa. Aga võib-olla saab teisiti ka, ma ei tea. Igal juhul ma nende servadega olen ettevaatlikum, kui ma teen. Ja niimoodi see freesimine käibki. Ei midagi keerulist, loodan, et oli teile midagi kasulikku ja jätke siis meelde aku tagant ära, kui aku tööriistal tera vahetate.